hommikust ja tere tulemast ka teise palverännaku osasse. Ja on 4. päev, ma siin kella 7:30 iga hommikul enne minekut ma teen korraliku soojenduse ja siis ma astungi teele. Täna sain päris lihtsalt siis suuna kätte kohe algusest peale. Ja, et mulle see receptionil ütles ka, et täna siit läheb need teekonnad 2, et Fatima ja siis see Camino de Santiago läheb nagu eraldi. Täna lubas siis veel kuumemat päeva, mingi 30+ või. Wow, ma pole sellist asja varem näinud. Nojah, pole lihtsalt Eestis ja Soomes ei ole kuskil kõrgemal olnud, aga udu on nagu seal all, siis päiksega peegeldab. Üks ilus. Nice. Hello! Bless me, bitch. Õnneks selline tee on hommikul. Muidu õhtuks on jalad nii haprad, et peab nii ettevaatlikult kõnnima, et mingi kuradi luudi mure või siis mingi tänkliti twisti. Okei, siin läheb teekond vähe taidiks ära. Kuskil džunglit. Te kujuta ette, kui värske õhk siin on. Pole nii värsket õhku tundnud, ma ei tea, 15 aastat või? Siit teekõrrad leidsime. Hõbõse. Ma nägin tegelikult teist hobust veel, ma tahtsin kutsuda, aga ma ei tea, kuidas hobuseid kutsutakse. Ma hakkas nagu koerari kutsuma. Kõndisime veits edasi. Kuna ma julge puudutada, pärast võtab apsu. Tahad süüa või? Kus ma julge anda sulle? Ei, nad vist ikka ei hammusta. Üks naine just läks ja tuli minu järelt, aga võib-olla ta on tuttav. Siis läks ja paitas. Tahaks ka minna tagasi paitama, aga naine on siin samas. Ma ei tea, kas imelik võiks tagasi minna niimoodi vist. Aga ma lähen ikka. Ma lähen ära, kui ma saan seda hobust paitatud. Kuna ma ei tea, kas ma olen ikka, kes sõber. Näed, teine hobune veel. Kas võib puudutud? Võibki. Aga tahad ka, jah? Sõbralikud. Aga ta tahab just, et ta paitaks. Ilusad loomad. Lehekülje järgi on siis 5. etapp, mille pikkus on 30,7 kilomeetrit. Raskusaste on 5 tärnisüsteemis 3. Alguspunkt on Santarem, lõpp-punkt on Kollega. Jõudsingi linnast välja ka siin. Mingi põlluralli jälle. Siin on apelsini keset elamist. Maha kukkunud apelsin ikka juba. Võtab paar tükki kaasa siis. Yummy. Nagu näha, siis naturaalselt vist apelsin ei kasva väga nii suureks, nagu meie poes ostale. On küll suu. Ma viitsin Blackard on juba seost mingi juicy as fuck. Käisin seal linnas, ma lootsin, et saan seal poodi, et saan seda päiksekreemi osta, sest see jalg normaalselt kõrbeb. Ja päike täpselt kogu aeg paistab selle kalsi peale. Et saaks peale, aga see oli kinni ja täna pühapäev ka, ma ei tea, kas üldse mingid poodi siin lahti on kuskil, sest igas riigis on erinevati see süsteem. Nüüd on jälle järgmine külaka, kas mingi 12-13 kilomeetri kaugusel. Vapsi huvitav maastiku muutus nüüd. Kurat, ma ei saa sellest märgist aru, kas ta näitab kas siit üles või sinna. Švarts saab teada, kui me mitte ühtegi noolt tee peal ei näe, et ei olnud õige tee. Ikka vale tee. Oleks pidanud alt minema, kõnnin tagasi, seepärast, et pean üle väikse mingisuguse jõe minema. Aga siit mäpse järgi lähe kuskil sealt ja siis kuhugi sinna poole. Seal peaks saama sinna, kuhu ma pean minema. Nüüd paistab jälle põllulaksud mingi aeg vist olevat. Seal oli päris hea, nagu vahepeal saab vaata varjus olla. Puud, värgid, kuidagi fresh air. Põllu peal ilma kuradi varjud. No siin on ka vähem mingi puud, kus varjus korra võib olla. Aga muidu ilma varjudeta läheb lapp ära. Leidsin kepitee ärast. Natuke raske ainult. Sellest ei ole vist väga kasu. Hakkame teise küla jõudma siis väikselt. 25 kiltsi on läbitud täna kokku. Siin teeb jälle nende sulle pausi. Mõtlesin, ma tulen istun siia jõe äärde maha. Veitseks ajaks. Puhkan jalga. Ja sisenen sinna linna. Oodan, siin on mingi poodi ka. Süüa oleks ka vaja. Mitte mingi kohvikud.
sitaks kalun siin, aga maad pidest ei ole näha mitte midagi. Shadow saves the day. Jumal normaalne hostel jälle, hästi odav oli ja pidi tegelikult punkbeds mu meelest olema, aga sain kordi 2 toa ühe vennaga koos saint. Vapsi chill ja leba. Day 5. Normaalne uduna. Praegu tegin soojendust siin kuskil skatepargis pingi peal ja siis mul oli kott ja asjad seal. Siis võtsin kotti ja hakkan siin ära minema vaata. Aga õnneks ma alati vaatan tagasi. Ma ei tea miks, aga ma alati vaatan tagasi. Ega midagi unud. Vaata alamis GoPro pingi peal. Praegu ma ei tea, äkki oleks kõndi, ma ei tea kuhu. Kas oleks jäänudki siia või siis keegi oleks ära võtma, mis iganes nüüd juhtuda. Praegu see GoPro mu kõige väärtuslikum asi. Siin on nii palju linti. Huvitav, siin on hästi palju suitsupääsukesi igal pool näinud. See on ilus kunst. See on siis, kus me alustasime, see on, kus me praegu tuleme. Lõpp-punkt on siin. Number 1 asi ikka, kes sellel teekonnal on siis jalanud, millega mul sai vähe rutatud. Natuke liiga palju ruumi on ikkagi jalanud, et suured on. Tunned, kuidas jalg slaidib, veits liiga palju ruumi on. Aga neid jalanuusid oli 45 ja 43. Mul oleks ideaalis 44 läinud, 43 natuke liiga pigistas. No eks seal oli paremaid variante ka ja mugavamaid isegi, aga need ei näinud nii head välja ja need jalanud ja ei matchinud ju outfit'e. That's how stupid I am sometimes. Ma ei tea, 90 kraadiga pessu isegi pesumasinas. Äkki tõmbab kokku või siis lööb laiali. Täna lubas 32 kraadi, paar kraadi rohkem kui eile. Ja tänaseks mul ei ole mitte midagi puugitud ka veel, et ma going with the flow. Käisin siin ühes poes ja teises poes, nüüd lõpuks leidsin päiksekreemi. Sellega tuli mingi 1,5 kilomeetrine ring juurde. Vägev, et igas külakases või linnakas, kus mööda kõnnitas, on vähemalt üks kaev või siis jah, kus vesi jookseb, saab ennast refreshinud ja pudelid vett täis jälle panna. Seal on nool siis. Eile tuli uus rekord ka, 37 kilomeetrit. See 50 kilomeetri juttu vist võib ära unustada, jah. Praegu kindlasti. Ma arvestasin seda 5 kiltsa umbes nii, et kui ma käin tavaliselt tööl, ütleme, mõni päev mul tuleb 15 kilomeetrit samme, pluss käin tööl, pluss käin trennis, mis see 50 kiltsa ikka jalutada peaks olema. Aga nagu näha, siis ikka on. Valutatud. Nende metsade või džunglite vahel siin on kindlasti palju parem kõndida kui nende lauspõldudel, kus päike paistab lagi pähe. Aga võib kindel olla, et neid põldusi tuleb veel. Leidis üle pika aja, kus istuda. Siin on mingi palvetamiskoht ka vist. Teeme ka siis mingisuguse palve, kui me ükskord palverännakul oleme. Algselt mõtlesin, et jään siia väiksesse linnakesse seekord, aga siin on see algpergus ka, see palverändajate hostel, aga kell on nii vähe veel ja natukene on veel nagu salves veel sees midagi, et mõtlesin, ma jalutan sinna Tomarini välja ikka täna, 12 kiltsa veel minna. Vaatasin, et siin on mingi kohvik ja siis läksin alla, aga siis tuli see mingi mees tuli, ei, järgmine nädal läks, siis tahtsin, okei, ma tahtsin vett ainult osta, siis tule sisse. Tegelikult see oli just ehitamas, siis omanik kutsus mind sisse, pakkus mulle vett, andis mulle vee, väikse pudelas, mõtlesin, kas vetsus tuleb ka käes, ütles, ja käi. Käis nädal, ütles, et oot kindlalt tahad üht väikest, ma olen sul suure, suurus või ütles, ta hoiad neid suur. Siis käis ära ja siis ta andis mul suure ja siis käppa ja siis ütles, et näeme varsti. Ja siis jah, sükene tore interaction siin tegi tuju heaks. Need lõputunnid või lõputund on alati üüratult pikk.
Jõudsin siis hosteli. Hetkeseisuga on siis 3-2,5 kiltsaari läbitud ja ma ei tea, kell on 5 või midagi sellist. Ma olen check-in nüüd ja siis duši all ära. Selline elutuba siis. Siin on mingisugune köök siis. Mitte köök, vaid siin on köök, tähendab, seal on mingi toitumiskoht. Tegelikult on üks pluss. 22 € oli küll, aga hommikusööka linnasse ja saame hommikul kõhu täis süüa. Te ei kujuta ette ka, kui hea see jahe hommik praegu on. Kell on 7:30 ja 11 kraadi on ainult. Naudin seda jahedust täie hooga praegu. Saad aru, jah? Ma eksin teekonnalt ära. Ju siis ühes kohas olid valed nooled, sest seal oli X ka. Aga noh, see eksimine läks asja, et siit edasi kuhugi saanud. Ma ei tea nüüd päris täpselt, kuhu ma lähen siis. Jalutan tagasi kuhugi maale või? Ma ei tea. Normaalselt panin pange ikka, noh. Ma ei tea, mis metsavähe edasi ma nüüd käin. Põhjus viib tagasi sinna poole, kus ma tulin. Ma pean täiesti tagasi minema, mis sealt ja ma ei... päris mingi paari kiltsane ringel. Tegin praegu mingi räiget suure ringi. Sealt läks sisse. Ma mõtlesin, et läheb äkki sinna poole, kus peaks olema see koht. See tegi suure ringi ja siis tuli siit teisest otsast tuli välja. Täpselt sama tee peale, kus ma olin. Ühes ma kõnnin täiesti tagasi, mingi 1,5 kiltsa ja siis sealt arvatavasti sile pealt siis teisele poole. Kuigi seal olid nooled, aga seal oli ka X. Ja nüüd on mingi teised nooled ju siis. See on see koht, kus ma siis valesti läksin. Siin on üks nool ja seal on teine nool. Aga noh, see on must nool. Tegelikult on kollas nooled ja siin on X, kollane X ka. Aga noh, ma oma unise peaga ei pannud ju siis tähele. Siin on see õige kollane nool, kuskil taga posti küljes. Siin oli veel üks. Okei, tagasi õigel reel. Ei ole nii praegu lihtsalt. Või on täpselt see samma kose juurde tagasi. Lihtsalt läbi mingi metsateed ja siit kõrvalt, ülevalt poolt, teiselt poolt silda. Jep, siin me oleme. Sometimes lose, always win, eks. Väga ilus. Väike tiks jälle kuskil külas. Praegu siin väikses külakas kõndis üks vanem naiste rahvas mul tee peal vasta. See seisma ja rääkis mulle mingi 30 sekundit või minut aega võib-olla. Eks ta arvatavasti soovis mulle õnne ja mitte õnne, vaid edu ja good luck mitte teekond ja võib-olla luges mingi palve päris pikalt ikka ja patsustas rinna peale, et ma vain ja lugesin thank you. Tegelikult luges neetusid rõõmsalt jälle. Ei, kehakeeles tegelikult luges ikka, et talle soovis midagi head. Nüüd peaks kuulda enam küll, et kärgonad räigelt kui roksuvad. Ma ei näha ka seal. Ja nüüd jäid vait. Nad annavad mul rääkida. Vahepeal olutsin mingi saksa neiuga. Sai igast peatükkidest arutatud. Ta oli mingi 35 aastane umbes. Olen nüüd näinud alla 40-aastasi Camino jalutajaid ka. Teeb esimese pikniku siis lõpuks siin kuskil väiksel linnakas. Sööme banaani ja tosinaid, mandlid ja viimased pistaatsia pähklid, mis mul alles on. Joob vett ja puhkab jalga ja liigub edasi. Tee äärest apelsini kaasa vahepeal. Opsi. Mingi 25 kiltsa läbitud tänaseks. Nüüd tuleb rohkem vähe seda tihedamat metsa. Aitab taastuda veits varjus. See puhas päike ja kuum asfalt kuulutab päris palju. Huvitavad põõsad ja põõsad või siis puud, ma ei tea, mis see on. Huvitavat värvi.
Tegime väikse vahepeatuse siin. Ühes teises Alberus, mis selle koha nimi oli. Võtsime väiksed ringsid ja siis nüüd hakkame jälle edasi liikuma. 6 või 7 kiltsi on jäänud umbes. Sometimes you think he's a cat. How animals always feel if you film them? They know that you make a picture or you film them. He knows, he just don't want to. Jõudsin siia lõpulinna siis lõpuks. Nüüd jalutan sinna palverändajate hosteli juurde. Loodan, et seal on veel kohti. Kõndisin viimast 8 kilomeetrit jälle selle saksa tüdrukuga koos. Ta läks hotelli ära. Albergu on selle nimis. Selline place on siin. Kedagi ei ole. Ootame. Äkki tuleb. Ja loodame, et on kohti ka. See on selle Albergu ja siis esine. Ilus. Kurat, saaks kõiki linti, mis vahepealsid juhtub. Oleks eriti hea. Läksin sisse. See tuleb. Dokument. Annan dokumendi siis. But first. Siis kalla sulle mingit jooki välja. Ma mõtlesin alguses oli mingi konjak midagi, kes oli nii kange, aga see oli vein. 19,5 kraadine vein. But first. Siis tapsu. Selline on siis magamistuba. Siit tuleb köök, kus on siis hommikusöök. Sarnane eelmise kohaga see hommikusöök. Siis on selline õu. Siis meil on ratturid täna peal ja sealt saab välja. Hommik, unustasin neile näidata, kui stiilset templit ma siin sain. Küünlavahaga vist põletsa, siis pressis need siia. Vaat see stiilne. Ja siis siin on kõik need ülejäänud templid, mis ma veel saanud olen. Vahepeal pole updated. Täna oli rough night. Ma ei tea, kas te teate, aga selline asi nagu restless leg syndrome, kus siis õhtul või öösel siis jalad nagu ei suuda paigal püsida ja ei suuda ühe koha peal olla ja sellist närva nagu pingul. Ärkasin, kuulsin, ärkasin üles ja mõtlesin, käed ja jalad, mul olid käed ka veel nagu nii rõve olla, lihtsalt ei suuda ühe koha peal olla, lihtsalt iga 2 sekundi pealt vahet kohtus mõtlesin, vahe pole, kui ma naturaalselt üles ärkas, ma hakkan juba põhjust sööma ja hakkan liikuma. Vaatan kella, kell on 12 öösel. Okei, it's gonna be long night. See oli lihtsalt nii rõve. No ühesega vähkasin seal voodis veits aega. Ma siis lõpuks alla tõusin püsti ja läksin üritasin juua vett külma veega. Tegelikult vist on sooja vett vaja, ma juba hakkasin kuugeldama igast asja. Jah, vot siis sellised lood. Täna on mingi 22 kilomeetrine etapp vist. Ma selle vist jätan 22 kilomeetrit. Teen väikse taastuspäeva ehk. Et järgmised päevad jälle sulab paremini ja võib saab magada veidi paremini. Ma vist ei olegi siin vlogis rääkinud, et see põhjus, miks ma siia palverännakul tulin. Ma kõige suurem musklik ei ole iseenesest, aga peamiselt ongi, et seiklema ja eks kui nii palju olla endaga istuda või siis jalutada nii-öelda. Ma arvan, et kuigi palju võib tulla igast küsimusi ja vastuseid esile, mida peaks vajalikuks. Kui siin teistega rääkinud, arutan, siis näiteks see saksa tüdruk rääkis, et miks tema poissõber või fiancé siis läks sinna, käis seal Prantsuse tee peal. Oligi, et või ühesõnaga, kui ta tagasi tuli, siis ta leidiski mingisugune rahu endas ja nagu perspektiivi. Ja Norbert, kes on 64-aastane belglane, ütles, et ta on lihtsalt tänulik, sest tal mingi, kui ta oli 20-ndatest, ta oli kuskil tehases tööl, siis ta kukkus mingi põlev või mingi, ma ei tea, mis kuum asi, mingi kuum metalliardvest, kukkus jala peale, niimoodi saapa sisse kõik ja tal kõik nahk põles ära ja tal võeti selja pealt nahka ja pandi siis siirdati jala peale. Ja ta on lihtsalt tänulik, et ta saab üldse kõndida. Et üks põhjus on see, miks ta siin on. Ilus story. Päris palju tõus olnud siin hommikuvara. Hommikud on ikka nii chillid mingi. Jalutad siin, mõnus värske õhk, jahe, laulad. It's a beautiful day, linnud sirtsuvad, kõik on tore. Seniks kuni kell 12 saab midagi sellist, on hell, kust varju saab, nii palav lihtsalt. Ja mingi 3-4 on juba, et laske mind maha, palun. Kutša võtab päikest. Tšau. Kõik kõrdab. Tšau. See on siis kohalik kastikas. Normaalne tõkatsa. Hästi palju näinud neid mööda sõitmas tee peal.
Jõudsime kuhugi linnakesse, jalutasin ühe Guacamole tüdrukuga vahepeal koos mingi 5 kilomeetrit, siis istusime korra siin kõiki palverändajatega, siis mõtlesin, ma lähen teele. Vaikselt juba slaidib siin selfisi nende palverändajate asjadega, varsti üritan videosse ka saada, vaikselt kohanen inimestega. Käisin siin linnapoodides, mõtlesin, ma pean need tallad ikkagi ostma mingisugust. Ei ole kuskil, vaata, tavaliselt muidu on poodides ka. Ja just tulen ühest poest välja, siis Austraalia, näed, siin sa oledki, et mõtlesin, kuhu sa kadusid, et kas ma läksin valet teekonda. Austraalia üks naisterahvas, kes on siis ka palverändaja. Siis apteekist just, muidugi, siis läksin, käisin kõrval kohe apteeki ja ostsin ära lõpuks mingi sportalad. 20. Let's go. You better make my life better. Mis ma siin tähele olen pannud, nii palju kui ma siin palverändajatega olen teekonnal kokku põrganud ja jalutanud koos, siis üksi jalutad, siis jalutadki nende oma villide ja valudega nagu kogu aeg on see seal, vaata. Ja teekond on ka kuidagi läheb venib pikemalt. Aga kui sa kellega vahepeal hüppad kampa ja jalutate koos, kuidagi esiteks lustakamalt läheb see teekond ja teiseks valud kaovad ära, nagu ei mõtle selle nii palju, suudad kuidagi distractida ennast nendest mõtetest. Jalutasin siis mingi 3-4 kilomeetrit siin metsa vahel vahepeal siin ühe Austraalia naisterahvaga 75-aastane ja see on ta 17. Camino. Iga aasta teeb, 60-aastast saati on teinud neid. Ja vapsi kõbus ikka ja laseb minna siin keppidega mööda suuri mägesid juba üles ja respekt, noh. Ega nagu öeldakse ka ju, et nii kaua kuni liigud, siis püsid elus. Täna jõudsime siis vara Albergusse mingi 2:30 umbes. 26 kiltsa on siia me kõnnitud. Edasi oli järgmine oli mingi 12 kiltsa pärast midagi, siis ma jäin siia, kõndisin mingi viimased, ma ei tea, 5 kiltsi jälle selle austraallase naisega, oli tore. Käisin siin mingisuguses külavahepoes, väike pood oli siin, siis hakkan pikniku pidama, siin ostsin saia, juustu ja sinki. 7-eurine miil siin on the way, noh. Täna on suht tore õhtupäev olnud, siis istusime siin kõikide palverändajatega koos. Rääkisime juttu. Seda fulli sai, mõned, kes räägivad hispaania keelt, kes räägivad ainult inglise keelt. Siis need hispaanlased ikka seletavad, kuigi mitte millest ka aru saa. Ta ikka seletab sulle ja naarab, koos ja saab nalja. Ja siis tegime õhtusöögiga koos ja oli üleüldse tore. Täna hommiku early bird, siis no breakfast, no nothing. 6:50 juba teele. Täna ei tohiks nii kuuma päevaga olla. Leidsime koera. Tahab mängida. Come. YouTube vlog as well. Are you? Yeah, like documenting. Amazing. Ja me läksime valesti ka seal, kus me seal koeraga olime. Ma ei tea, kas koer distractis või me lihtsalt ei näinud, aga sealt läks üks tee alla. Ja me siis kõndisime jällegist edasi ja siis pidime tagasi, sest nool ei olnud enam. Ja leidsime oma tee uuesti üks. Ja nüüd ma olen jälle üksi. Hommikul siis kõndisingi ühe Venezuela kutiga ja ühe Itaalia tüdrukuga. Mingit aega. In Spain. Segovia. Antonio ja Amor andsid mulle praegu enda templi. Ühed teised palverändujad panid mulle siia oma templi, kus nad jalutavad Hispaanias. Väike peatus siin kohvikus, sööpis väikse kohvi ja paneb edasi. Mõtlesin, ma räägin vahepeal siis, milliseid fraase või ütlusi ma olen siin vahepeal lõppinud või teekonnal kasutanud. Bom dia. Tähendab tere päevast või tere hommikust. Seda ütleb põhimõtteliselt kõik, kes mööda kõnnivad, 95% täiesti võõrad inimesed kogu aeg ütlevad bom dia. Hästi viisakad on. Siis Camino ei tähenda palverännakut, nagu ma alguses arvasin, Camino tähendab tegelikult teed või siis teekonda. Ja kogu aeg, kui lähed mööda palverändajatest või siis lähed kuskil kohvikus, ütled Bom Camino või kui oled mina just lahkumas Bom Camino, tähendab siis head teed, head teekonda.
ja siis olen veel õppinud kahve komlede. 1 kohv piimaga. And that's about it probably. Camino de Santiago. Lapsi huvitavalt kuskil Lambi külakases siukene suur silt. Siin oli tee ääres selline koht. Enter in peace, stay in peace, rest in peace, go in peace, rest in peace. Ja siis siin on selline chillimuskoht ja saab, siin mul on sõbrakesed ja saab siin juua vett ja kohvi ja õuna võtta ja siis annetad siia, kui sa ära lähed, kui sa tahad. Jällegi tegelikult ei ole midagi kohustuslikku. Ma ei tea, kelle oma see on üldse, see ei ole mingi official place. Tegelikult siin saab templit ka, aga ma ühe templi täna sain, et ma teise võtan siis magamiskohast. Siin on mingi minikirikist veel ehitatud. Hoovi peal, oho, see on palvetamiskoht. Nice. Väga huvitavad lillepotid siin. Ma eeldan, et see on Coimbra siis. Jep. How beautiful is that? Is. Mõtlesin, räägin, kes vahepeal oleme siis jõudnud siia ilusasse suurde linda Coimbra, nimega Coimbra. Täna tegime 2 etappi. Või tegin mingi viimased 20 kiltsa panime Norbertoga koos. Korralik pace oli peal ja nüüd siin me oleme. Ja nüüd ma lähen vaatan, kas ma saan Albergusse koha, kas seal on veel kohti, kui ei ole, siis ma võtan mingis hostli, sest siin on kohti küll. Viimased mis viimased? Üleüldse ma seekord tegin teistmoodi mentali, et ma ei vaadanud üldse palju kilomeetreid on jäänud või siis palju meetreid või siis kaua veel kõndida on. Palju kergem oli siia jõuda, ma usun, et mul on täna mingi 40 kiltsa täis, ma ei ole veel isegi ikka veel vaadanud, varsti annan teada. Lähen proovin teile check-in ära teha Albergusse ja siis vaatab edasi. See Albergus on siis põhimõtteliselt täitsa kirikus või siis kiriku juurde ehitas, põhimõtteliselt rist ka veel paistab. Ja see on siis mingisugune tagahoov. Kus tuleme sisse, mingi istumiskohad. Siis läheb kööki. Siis siit läheb magamistuppa. Siin on kuskil 20 kohta, on tungi. Täna siis vähe aeglasem hommik, kell 8 teele. Õhus on nii jahe ka, et ma mõtlesin, kui ma ootan veits, kui läheb veits soojemaks. 8 kraadi on praegu hommikul. Ärkasin jälle iga hommiku ärkan ilma äratuskellata. Naturaalselt kas 6 või 7 aeg. Täna ärkasin kell 7 siis. Kiiret pole kuhugi. Ja tänane mingi teekond peaks olema kuskil 27 kilomeetrit pikk. Umbes pluss siis kõik muu, mis pärast tuleb siis poodis asja käimisse. Ja on küll jah. Toidan sun tuvisi hommikuna. Ô, doutor, como é que é? No mis sa teed? Ära aja tuvis ära, tuvi tahavad süüa. They just don't give a fuck. Siit suurest linnast ikka leida neid nooli üles ja üldse välja jõuda on ikka keeruline. Lõpuks leidsin üles siis nooled. Ma põhimõtteliselt kõndsin suurest linnast läbi ja mul on juba suurest linnast kopp ees. Ma tahan metsasi, ma tahan külasi. Täna tuleb kella 1-st alates vihma ka ja kuni 9-ni välja ja ma ei ole vihma seda keepi midagi ostnud. Ma olen tee peal jääb mingisugune suurem pood midagi, kus saab osta kas või selle ühekordse. Oi, plinn. Ma ei tea, kui palju te siit näete siit, aga see on nagu räige paduka pill siit. Paistab olevat. Mõtled nagu mingi keeristormi pill tulevad sealt. Kell 1 pidi hakkama vihma saadama, kell 10 alles. Damn. Joppas, vale arvestus, see ei ole ikkagist vihmapilv, see on mingi toss, ma ei tea, mis asi põleb seal. Mingi keemialabor arvatavasti. Järgmises selles etapi lõpus ma olen 3 käega ja 3 jalaga.
teekond ikka viib selle tossupilve poole, kuhu siis mujale. Aga see tossupilv on kõvasti väiksemaks jäänud, kui ta sealt kaugelt enne oli. Vaatasin just seda tänast roadmapi ka. Täna ongi suhteliselt nagu väikelinnast väikelinna, et ei ole väga maastikku ega midagi. Veel ikka põleb. Aga jaa, see on mingi tuletõrje, et 700 tagasi, nii et selle kustutatakse kõvasti. Ja esimene tibu tuli ka taevast ära. Mõtlesin, teen vahepeal väikse update'i, kuna vihma ja vähemaks. Tuli ikka lõpuks mingi metsateega. Kõndisin päris pikalt veel asfaldil ja siis kiirtee ääres. Suured rekad sõitsid mööda, siis normaalne kõrdi pori pilvendas näkku. Vahelduv eduga tuleb siin seda padukat ja siis jääb jälle vähemaks ja siis üldse lõpeb ära. Ja see on siis see koti kaitse, mis mul on. See kilekas küll väga ei päästunud midagi, aga kott on täitsa kuiv. See on päris hea asi. Praegu ma olen seal peas ja sellepärast ma teen vlogist. Ma ei saa väga vlogida, sellepärast et GoPro on koti suht keskel kuskil. Ma ei taha telefoni GoPro'd väga märjaks teha, kuigi see peaks vist olema veekindel. Aga ma ei võta seda riski ja parakad peale vaata, kui võtta. Ja siis jah, vaatab äkki kuskil kunagi jälle update'ib midagi. Tagasi kotti. Vihme järele vahepeal siin jälle korraks. Mõtlesin, ma räägin teile veits. Mõned inimesed siin teekonna peal on näinud, et kuulevad muusikat. Kõrvaled peas. Ma ei tea, no. I think you're missing out. Esiteks sul need mõtted ei tule nii kergelt tulema, siis sa ikkagi kuuled muusikat, sa oled distracted. Teiseks, sa ei kuule loodust, lindude laulmist. Mul spiritual vend olen need, vaata. Midagi mul kogu aeg linnud ja loomad meeldinud. Ja loodus. Ja kolmandaks, sind on lihtsam ära tappa. Muidu kuskil 4 kiltsa peaks olema sihtpunktini, lõpp-punktini jäänud. Vaart mingi 21 kiltsa on siis läbitud. Need Camino märgid lähevad ainult suuremaks. Ei tea, miks seal kuradi kotil mingi neon-oranž vihmakate peab olema, ei võinud olla lihtsalt mingi musta värvi või. Olen jõudnud siia linna Melhadasse ka siis, kus peaks ka see Albergu olema. Ma saan selle häälduse selgeks selle tripi lõpuks. Albergu, whatever. Jõudis sadamale hakata, aga me oleme siin kohal ka. It was too easy. Tänane päev. Ainuke oli see asfalt. Palju asfalt peal tatsata, siis veits hakkab jalgadele talla alt siis, aga muidu lebons. Mõtlesin, tulen toast välja, räägin paar sõnakest. Sain koha. Ma ei saa videot teha seal sees, sest enamasti kohe on keegi seal sees, me ei hakka kedagi häirima. Nii palju siis veel, et homme tahaks hommikul vara ärgata, varakult teele. Startavasti peab homme 40 kilomeetrit läbima kuskil, vähemalt. Pluss-miinus siis kõik muud liikumises on, sellepärast, et kuna homme on üks etapp on 26 kilomeetrit midagi ja teine etapp oli vist 14 ja 15 midagi sellist. Ei, 23 ja 15 umbes. Ja siis mõtlesin, ma teen 2 etappi korraga, siis jõuab jälle veits ette. No siin ongi ka, et kas saab kaardi pealt kohe näidata. Mul on praegu Melhadas. Järgmisse on 25,1 kiltsi Aguedasse ja ma tahaks minna Albergu ja Avelhasse, see on 16,1, on kokku 41 kiltsi, 41,6, ei 41,2. Kui siit kaardid silma järgi vaadata, siis homme või ülehomme peaks jõudma kuhugi poole peale siis. Tegelikult ma tulin siin otsusele ka, et ma tõmban selle osaga siis otsad koomale. See on siis Palva rännaku teine osa. Näeme järgmises osas.